Nii, tervitus, mina Palle autoringlusest ja eile tegin algust sellise rubriigiga nagu autoremondi töökodade häbipost. Ja ma lubasin seda jätkata, et see tuli hästi lühikene video, et ma nüüd lähen natuke detailidesse ka ja kirjeldan ühte olukorda sellest, kuidas kindlasti üks remonditöökoda toimetada ei tohiks. Olgu see video siis hoiatuseks teistele või kuidas keegi seda soovib võtta. Ma kusjuures tükk aega mõtlesin, et kas ma pühendan selle peale veel aega või mitte, aga ma otsustasin siiski selle video teha. See video kindlasti jääb ka ülesse. Ettevõtte nimi on siis Texas Service, asub ta Tartus, Ilmatsalu tee lähedal, nii-öelda lõunakeskusest äkki mingi kilomeeter või. Ja minul on nendega olnud üks kokkupuude. Ma läksin sinna selle pärast, et nad on spetsialiseerunud Ameerika ja Inglise autodele. Ja helistasin, mul on nüüd siin kirjas selline minu külastuste kronoloogia ja ma loen selle ette, et see juba ütleb tegelikult väga palju sellest, et kuidas asju aeti ja kuidas asi käis. Ma olen äärmiselt vihane selle pärast, et ma ei olnud üheski veas ise süüdi ja lõpuks kulutati. Ma ei oska täpselt öelda, aga ma käisin seal koha peal 6 korda, pluss tegin meeletult kõnesid sinna, et siin ei ole paar tundi kulutatud, vaid ma ikkagi sõitsin sinna eraldi, igapäevaselt arvestasin sellega, et ma pean sinna aja peale minema. Ma ei tea, 10 tundi kindlasti läks mul kokku selle peale aega, aga kui võtta veel arvesse see, et ma kaotasin 2 nädalat aega sellest, ma oleks ise olnud võimeline seda viga lahendama, kui ma oleks kohe teadnud, et nii kaua läheb, ma lihtsalt läksin sinna selle pärast, et nad võiks olla need, kes selle lahendavad nagu operatiivselt ja ehk on ka mingeid varuosi koha peal ja nii edasi. Veaks oli siis lihtsalt üks andur, ühe anduri vahetus, kütuse, rõhu, andur. Ühesõnaga, ma loen ette nüüd lühidalt selle kronoloogia. Esimene kohtumine oli kõige meeldivam, see oli niimoodi, et ma helistasin reedel, ütlesin, et mul on selline auto sellise veaga ja nad palusid, et tule kohale ja vaatame üle. Läksin kohale, vaadati üle, kõik okei. Ja kusjuures öeldi ka kahtlus, et tõenäoliselt on viga selles. See toimus siis reedel, umbes 15 päeva tagasi, kui ma ei eksi. Ja käisin koha peal ära ja pandi mulle kalendrisse nii-öelda või graafikusse aeg, et tule tagasi. Ja see oli nüüd kas siis teisipäeval äkki või kolmapäeval, täpselt ei mäleta, aga igal juhul õhtul enne 6:17:45. Siit hakkab nüüd korralik jama pihta. Läksin kohale, hiljaks ei jäänud. Esimese asjana sain ma kohe aru, et midagi nagu on nihu, sellepärast, et mulle mitte ei öeldud ja tervist, vaid öeldi, et aha, tere, jah. Ma mingi okei, et tere, jah, et ma tulin. Meil läheb aega. Ma ütlesin, et mul on aega, et teeme ikkagi ära. Et ma võin oodata, kui me saame tehtud, et ei ole probleemi, arusaadav. Ja siis neil on väga tore see ooteruum iseenesest. Nüüd ma saan aru ka, miks seda ooteruumi vaja on või ootes osa nii-öelda. Ja ma siis jõudsin umbes mingi 3:06, istusin sinna maha, inimesi oli seal veel ja tuli veel juurde. Ma ei mäleta mitu, 4-5 äkki ja minuga koos istus seal 2 ja mingid inimesed seisid. Ja milles siis oli point? Ma läksin sinna selle pärast, et neil on olemas endal see andur, et nad vahetavad selle oma selle anduri vastu ja siis ma lähen proovin, kas viga kaob ära. Väga hea mõte iseenesest. Ja neil ongi selle jaoks andur olemas töökojas. Ja siis ma ootasin seal. Tund aega ei olnud mu autot garaaži võetud. Ei ole hullu, mul oli eesmärk korda asi ikkagi saada. Ma nägin, et keegi remondimeestest ühe mingi Mustangiga sõitis seal edasi-tagasi, tegi ilmselt proovisõitu. Ma kohe selle peale ise kõrvalt vaadates mõtlesin, et ma näen selgelt, et teil on mingi suurem projekt selle Mustangiga, et see ei tööta, et te otsite veel viga, et tegelikult oleks loogiline teha mu andur ära ja siis jätkata selle Mustangiga. Aga okei, pole minu asi, ma olin vait. Ja kuskil mingi enne 7:30, et 19:20, 19:30 vahel võis see olla. Tuli siis, ma nägin, et natuke enne seda sõitis ma autogaraaži ja suht kohe sõitis välja tagasi. Ja siis ütles mulle, et kuule, kurat, et siuke värk, et ma ei tea, see andur on kuidagi jalutama läinud, et ju keegi pani mingi auto peale selle või midagi.
Ehk siis ma passisin seal 1,5 tundi selleks, et saada teada, et seda andurit ei ole, isegi võib-olla üle 1,5 tunni. No hea küll, ma ei läinud kusjuures üldse närvi isegi, kuigi see oli sitaks nõme. Mul oli 100 muud asja teha, mitte passida seal. Ja autot nad üldiselt ei taha, et sa sinna jätaks, sellepärast, et neil on parkla väga täis, autod seisavad ka tee äärtes. Ja see oligi oluline, et ma pigem ei jätaks. No selge, läksin minema. Ja öeldi, et ei ole midagi, tellime kohe ära, tule uuesti reedel. Ma arvan, et kas oli reede või neljapäev, või reede oli suht kindlalt. Mul on natuke kronoloogia võib-olla sassis, sest ma olen seal nii palju käinud, aga ma kõneregistrist enam-vähem vaatasin. Läksin uuesti või helistasin, ma ei ole kindel tookord. Igal juhul üldiselt telefonidel olen ma nad kokku kätte saanud ainult 3 korda, aga ma olen helistanud umbes, ma arvan, 30. Ja nendest 3 korrast 1 on olnud täiesti sisutu kõne, mis mind ei aita. Ja ühesõnaga ma sain teada, et reedeks ka ei olnud, et oli jälle mitu päeva veninud ühesõnaga, aga järgmine lootus oli, et tuleb üldsegi laupäeval. Ma ütlesin, et vaatame seda laupäeva asja, et ma olen laupäeval iseenesest ära, aga vaatame. Ma ei hakanud helistama laupäeval ega midagi uurima. Läksin hoopiski esmaspäeval ja jällegi taaskord vist oli esmaspäev, võis ka olla teisipäev, aga ma arvan, et oli esmaspäev. Ja osa ikkagi ei olnud, et oli reedel pidi olema äärmisel juhul laupäeval, aga esmaspäevaks ei olnud. Okei. Jälle, ma enam ei mäleta isegi seda lubadust, jälle oli jutt, et kohe tuleb juba, varsti on kohal, kõik on hästi. Järgmine päev ma siis läksin mitte hommikul, vaid läksin päeva teises pooles millalgi. Ma juba eeldasin, et nad ei jõua või äkki ei jõudnud jupp. Läksin kohale, juppi ikkagi ei olnud, auto seisis sama koha peal, keegi seda liigutanud ei olnud, süüdistati seekord vist mingeid poolakaid, kes ei olevat juppi ikkagi saatnud, kuigi just eelmine kord öeldi, et on vist kohal, et kohe meie mees läheb järgi, DHL-i laos on. Ühesõnaga, läksin taaskord minema ja jätsin auto jälle sinna. Ma nüüd ei mäletagi, kas see nüüd 5 kord äkki oli mul seal või? Pole oluline, oleks pidanud olema 2 korda, eks ju, juba on nagu kõvasti üle. Ja nüüd siis eile, see on mul väga hästi meeles, eile ma helistasin päeva jooksul hästi mitu korda, mul isegi õnnestus saada kontakti, aga need kontaktid olid suhteliselt mõttetud. Mulle öeldi lihtsalt, et jah, uurin, vaatan, helistan tagasi, ei helistatud, ma olen kogu aeg arvestanud, et ma ikkagi peaks mingi hetk nagu autole järgi minema, et asi võiks valmis saada. Siis tükk aega ei saanud üldse kontakti, siis sain kätte kolleegi, kes ei tegele otseselt minu autoga ja ütlesin, et palun ütle kohe edasi, et minuga ühendust võetaks ja rohkem ma kontakti selle päeva jooksul ei saanud ja mul ei jäänud muud üle, kuna kell 6 läks kinni, ma pidin jälle kohale minema, sõitsin jälle sinna kohale ja koha peal öeldi mulle, et taaskord sama vabandus, et kõigepealt otsiti juppi, öeldi pole, aga öeldi, et aga jupp on Tartus. DHL-i laos jälle, no taaskord DHL-i laos jälle. Nagu, sorry, mul ei ole fakte, aga nüüd mulle tundus, et mulle valetati. Ma ei saa seda väita, aga mulle tundus, et nüüd oli see hetk, kus ma pean aru saama, et nüüd mulle valetatakse. Sellepärast, et sama vabandust kasutati juba 2 korda. Ja võib-olla unustati ära, et korra oli sama vabandust kasutatud. Poolakad olid süüdi, DHL oli süüdi, need oli uuesti DHL süüdi. Ja et jupp on Tartus, aga ma ütlesin, aga ma lähen toon ise ära, kust ma saan, ütle. Ei, et tööpäev läbi ja ei jõua ja tuli 2 osas ja tuli õhtuse kaubaga, ma ei tea, reede õhtuse kaubaga. Mis iganes, aga nüüd mul oli kõik. Siis ma ütlesin selle peale, et aga mul on küsimus, et miks mulle seda ei öeldud. Ma olen teile helistanud, öelge mulle, ma ei raiska oma aega siis, las auto siis seisab siin veel. Selle peale vastati mulle, et ma plaanisin sulle tagasi helistada, aga kell oli 6:02. Need on kirjas ametlikult kodulehel 6-ni lahti. Ehk siis ei helistatud lihtsalt pohhui. Vahet ei ole, las mees jookseb. Ja siis ma ütlesin, et okei, aitab. Ma saan ise selle varuosa
nädala alguseks kohale, ma ei ole kindel, et esmaspäevaks, teisipäeva õhtuks ma saan suht kindlalt, ma võin selle kohta kirjutada siis, et sain, vaatame, kas ma saan selle auto ise korda ka. Ja siis ma ütlesin, palun võtmed ja sõitsin minema, et mingid päris mitu taksosõitu oli ka sinna ja sealt ära, ma isegi enam ei mäleta, mis hetkedel, kindlasti paar korda oli. Ja ühesõnaga siuke lugu, et 2 nädala jooksul mitte midagi ei tehtud. Minu arust hakati mulle kuskil mingis osas sellest protsessist hakati mulle hoopiski valetama, sellepärast, et tõenäoliselt, ma arvan, et tegelikult lihtsalt unustati mu asjad ära. See on kõige reaalsem. Või siis lihtsalt, ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei kujuta ette, ma ise ei suuda siukseid asju teha, ma ei küündi nii kaugele. Aga ma ütlen nagu mõned huvitavad asjad veel selle koha kohta, mis natuke illustreerivad kogu seda juttu. Et siis, kui ma olin seal õhtul tühja, ootasin koha peal 1,5 tundi, siis oli saalis tegelikult veel inimesi ja mitte 1 ega 2, neid oli rohkem, nagu ma ütlesin. Ja väga pikantne lugu oli samal hetkel seal, üks mees tuli oma autole järgi ja sõber ootas ta ukse ees ja ta tuli sisse esimese asjana kohe küsis, et kas kõik on okei, et ma pean Tallinnasse minema. Ja ma igaks juhuks küsin üle, kas kõik on okei, sest mul on sõber praegu ukse taga ja ma saan temaga minna, kui on vaja, et kui midagi nihu on läinud. Ja talle öeldi, et kõik on okei. Et ja, kohe on valmis. Ma ei mäleta, kas öeldi kohe või öeldi natukese aja pärast, vahet ei ole. Ja ta tuli istus diivani peale mu kõrvale või kõrvaldiivani peale. Ja minu arust, kui ma sealt ära läksin, ei tema veel sinna. Ja kuskil kui ta seal 1,5 tundi oli oodanud, siis ma nägin, et ta suhteliselt tihti vaatas oma kella. Ja ma eeldan, et tal tegelikult oli mingi kella peale minek. Ja ta absoluutselt ei eeldanud, et ta peab seal passima ka mingi 1,5 tundi. Ma ei tea, kaua ta seal lõpuks oli, äkki oli 3 tundi, ma ei tea. Ja oli nagu silmnähtavalt häiritud. Tal tõenäoliselt sõber jõudis sellega Tallinnasse juba, kui ta oma auto kätte sai. Et jälle nagu näide sellest, et ära luba, kui sa ei ole kindel, lihtsalt ära ütle siis, et ma ei ole kindel, tõenäoliselt on kõik okei, mitte ära rahusta seal inimesi. Läks mööda paar päeva, olin uuesti seal. Minu lähedal oli üks naisterahvas, kes ka ootas oma autot ja üks hetk küsiti talt, kuule, ups, et oota, millal sul see koosolek hakkas? See naine vastas, et kell 6, aga kell oli 17:55. Ehk siis ka tema oli seal tõenäoliselt passinud kauem sellest, kui ta eeldas ja tõenäoliselt jälle sellepärast, et talle lubati, ega ta ise oma peaga ei istuks seal niisama ja tõenäoliselt jälle kannatas selle tõttu, eks ju. Siis veel paar niukest üldist kommentaari, et töökodasid on erinevaid. Ma külastan iga päev mõnda, maksan kogu aeg kuhugi mingeid arveid, olen klient. Ja ma näen nagu erinevaid stiile, erinevaid, kõik võimalikke erinevaid suurusi neil töökodade, erinevaid spetsialiteete ja nii edasi. Mis mul seal silma jäi algusest peale ja nüüd ma nagu saan aru, et see kõik on nagu, mul jäi silma selline suuremat sorti peataolek igal sammul. Kogu aeg on mingi segadus ja kogu aeg on mingid vabandused, et inimesed jooksevad seal niimoodi ringi, töötajad. Lett on enamus ajast tühi üldse, nii palju kui mina seal olen käinud. Ootesaalis ootavad mingid inimesed, need inimesed on alati närvilised ja nad tammuvad ringi ühe koha peal ja kui lõpuks tagaruumist keegi tuleb, siis kõik nagu tahavad lennata peale, kohe hakata oma asju küsima. Ma ei ole nagu sellist olekut mujal näinud, et seal tundub hästi selline närviline õhkkond ja ma arvan, et neil sellised probleemid on tegelikult igapäevased. Ma ei ole selles kindel, aga mulle jäi selline mulje. Alati on minule lisaks seal mõni närviline inimene ja olen kuulnud ka kõvaäälseid, samal ajal kui ma olen seal oodanud, olen kuulnud, kuidas leti taga kõva häälega vaieldakse selle üle, et mingi asi on tegemata, mida lubati või midagi tehti, ma ei tea, kas valesti, mingisugune selge probleem oli. Aga ma ei ole seal nii palju olnud, vaata, et see järelikult on tõenäoliselt juhtub seda tihti. Ja ühesõnaga hästi selline, hästi imelik klienditeenindus, siuke süsteemi puudumine ja tundub, et neil nagu igapäeva töös ka puudub nagu süsteem ja mingisugune mõistlik töökorraldus. Niimoodi on jäänud mulle nagu mulje. Ja tõenäoliselt see on ka põhjus, miks on see parkla nii paksult täis ja tõenäoliselt see on ka põhjus, miks see olukord üldse nagu kulmineerub, et nad ei suuda oma tähtaegadega hakkama saada, et neil on tõenäoliselt lihtsalt ongi pea laiali otsas ja selle tõttu kliendid kannatavad.
Ja nüüd edasi järgmine küsimus on see, et miks see nii on. Ma arvan, et omanik peab peeglisse vaatama. Et ilmselt on tõsine järelemõtlemise koht, et kas see sektor on õige, millega tegeleda ja kas see roll on õige, mida endale võtta. Et ei ole mina töökoda, ma ei saa liiga kõvasti kritiseerida, sest mul ei ole remonditöökoda olnud endal, aga tegelen muude asjadega ja kui olukord oleks selline, siis ausalt öeldes peaks vaatama peeglisse. Ja mis mul veel? Ma arvan, et sellega on ots peal. Mul rohkem märkmeid ei ole. Lihtsalt on kuidagi tunda see, et see asi on väga, midagi on seal kuskil süsteemis väga valesti ja kahjuks mina olin üks, kes selle tõttu kannatama pidi. Kusjuures, kui ma eelmise lühikese video panin üles, siis mul privaatselt kirjutati kohe täpselt üks-ühele olukord ja siis kuskil kommentaarides oli ka, eks netis neid nii-öelda laimajaid on alati ja kõigi kohta, aga üsna kiiresti tuli üsna mitu informatiivset kommentaari kas mulle või avalikult seoses sellega, et ma absoluutselt ei ole ainus. Et näiteks üks kirjutas kuhugi, et naabrimees või sõber või kes iganes seda oli, et see käis 2 aastat oma auto järgi seal kohas, et ilmselt see on siis ikkagi tavaline. Aga ma kindlasti teen videoga sellest, et remondikohad, mida võiks julgelt külastada, sest neid on mul palju ja soovitusi ma hea meelega jagan ja tegelikult ma olen äärmiselt kannatlik klient, mul ei ole siiani olnud mitte ühtegi tüli, mitte üheski Tartu remonditöökojas ega värvitöökojas ja olen alati kõik arved ära maksnud ilma vingumata ja nii edasi. Et ühesõnaga kurb lihtsalt. Aga ärge minge sinna või kui teil on vaja sinna minna, siis tehke enne kokkulepe, et mis saab juhul, kui tähtaegadest kinni ei peeta ja leppige see osa täpselt kokku. Aga minu poolt head aega praegu. Ja ütlemata jäi veel see, et kui sul on koht, mis nii-öelda klienditeenindus ja on lett ja on teenindaja ja on inimesed, siis ma saan aru, et üks variant on, et on järjekord, eks ju, mis on nagu hästi levinud. Aga teine variant, mis minu arust on nagu loogilisem variant veel, on kuidagi üritada, kui neid inimesi ei ole palju, neid on 3-4 tükki ja sa tunned neid kõiki nägupidi. Sa tead, miks nad seal on. Mina isiklikult lahendaks selle olukorra niimoodi, et kui sa tead, et üks inimene tuleb lihtsalt autot tooma ja viskab võtmed üle leti, võta temalt võtmed esimesena ära. Ütle jah, anna võtmed, kuule davai, pärast räägime. Kui keegi tuleb rääkima oma autost sulle ja ma ei tea, hakkab seal suuga hääli järgi tegema, milliseid see veermikus teeb või kuidas ta üleeile käima läks ja arutama suga, mis tal viga võiks olla. See inimene peaks viimane olema tõenäoliselt, eks ju. Oletame, et üks tuli autole järgi, üks tõi autoremonti, üks tahab arutada oma mingid remondi asju ja ma ei tea, 4, mina näiteks, ta on teada, kas jupp tuli, siis see järjekord peaks olema nii, juppi pole, mine sina ära, sina tõid auto, aitäh, võti, sina tulid autole järgi, arve on 250 € maksa ära ja siis peaks võtma selle. Aga seal on see tagurpidi olnud, ma olen seda ise kõrvalt kuulnud, ma olen seisnud 15 minutit oodanud, et saada teada, et juppi pole samal ajal, kui keegi räägib vintsi-paigaldusest näiteks või millestki sellisest. Et see on ka nagu märk sellest, et nagu kuskil midagi nagu on paigast ära, et see ei ole okei. Nagu loogiliselt mõeldes ei ole okei. Nii, kõik.